Esimeses Korintuse kirjas 11. peatükis ja 24. salmis on öeldud, ta, ehk siis Jeesus, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Paulus kirjeldab korintlastele Jeesuse ja jüngrite viimast paasatalle söömist, kus siis Jeesus jätab käsu meenutada või meeles pidada tema surma, kõike seda, mis sellega kaasneb, kuni ta tagasi tuleb. Jeesus mõistis, et iga kristlase vundament ei saa olla midagi muud kui selge teadmine, arusaam või võiks öelda isegi ilmutus sellest, mida Jumal on läbi Jeesuse Kristuse minu jaoks teinud. Ja seda on vaja meeles pidada. See ei juhtu iseenesest ka see meeles pidamine, vaid see on üks aktiivne hoiak, üks tegelikult teatud mõttes tegevus. Kõik erakordne, mida me ei hoia teadlikult meeles, mida me ei väärtusta läbi meenutamise ja läbi tähistamise, kõik see kaotab aja jooksul mõju ja tähenduse. Kõlab ikka jälle üleskutse, et ärge unustage sõja või nõukogude aja koledusi. Ja samamoodi on see natsionaalsotsialismiga, mis meile seostub Hitleri ja Saksamaaga. Ärge unustage. Aga veel olulisem kui selle õhuvalla ehk saatana inspireeritud õuduste ja kurjuse meeles pidamine, veel olulisem on meeles pidada seda, mida Jumal on teinud ja tegemas. On oluline meeles pidada, kuidas Jumal on andnud armu meile meie minevikus, kas siis isiklikult või rahvana. Jumala teod minevikus ei ole lihtsalt pelk nostalgiline mälestus, küll olid ilusad ajad, vaid Jumala tegude meenutamine ja mäletamine on meie usu ankur.